Soovin teile head päeva ja tervitan teid Unimaxi töökojas. Minu nimi on Tom Škrzensk ja mul on teile 3 nutikat ja kasulikku tööriista, mis 2 juhul kergendavad teie tööd ja säästavad aega ning 1 juhul soojendavad teid meeldivalt. Alustan kõige väiksemast, milleks on kiirkinnitusmutter nurklihvijale. Olen seda juba üsna kaua silmas pidanud, aga 500 kuni 1000. Selle eest maksta ma tõesti ei tahtnud. Mõtlesin, et ma ei vaheta kettaid nii tihti, seega standardmutri pingutamine võtmega mind ei tapa. Lisaks tugevamate ketaste puhul, nagu lihv või lamelkettad, pingutan ja vabastan sageli ainult käega. Õhukeste lõikeketaste puhul ei taha ma siiski nende murdumist riskida, seega kasutan võtit. Kui ma Unimaxis nägin kiirkinnitusmutrit alla 200 eest, mõtlesin, et proovin selle ära. On olemas 2 tüüpi kiirkinnitusmutreid. Üks meenutab statiivikruvi koos kokkuklapitava klambriga, teine pingutatakse välise soonilise rõnga abil. Ja just see on mul praegu käes. Välimuselt on see mulle veidi sümpaatsem, ilmselt seetõttu, et sellest ei ulatu midagi välja. Teisalt on see veidi suurem ja raske. Korpuse sees on mehhanism, mis tagab optimaalse pingutamise ja hoiab ära ülepingutamise. Tänu sellele on lahtikeeramine sama lihtne, olenemata pingutusjõust. Lõpetame jutu ja teeme katse. Ma pingutan mutrivõtmega, mida see teeb. Ja nüüd palja käega. Nagu nalja. See töötab. Kui mutter siiski töökäigus liiga kinni keeratakse, näiteks ketta kinni kilumisel lõikes, saate selle lahti keeramiseks kasutada tavalist nurklihvija võtit. Testimise ajal töötas see suurepäraselt, kuid mul on 2 tähelepanekut. 1 millimeetri ja õhemate lõikekettade puhul ei teki mutri survet, kuna puudub vibratsioon, mis on mutri puhul tavaline, ja ketas pöörleb vabalt. Ja vastupidi, paksude jämedate ketaste puhul on spindlil nii vähe keermet, et mutrit ei saa turvaliselt kinnitada. Sellisel juhul on taas vaja kasutada tavalist mutrit, kuid vastupidi stäärik allapoole, et see sobituks kettaavasse ja kasutatakse ära kogu tema keermete arv. Nagu see tihti on olemas 2 leppimatut leeri, kes pooldavad ja vastustavad mutrivõtmega pingutamist ja nii tuli mulle mõte, et kiirkinnitusmutter võiks neid veidi lepitada, kuigi ma ei loo endale illusioone. Internetist leiate palju lugusid sellest, kuidas inimesed ei suutnud mutrit lahti keerata ja aitas alles peitel ja haamhe. Ühed järeldasid, et see oli tingitud mutri liiga tugevast pingutamisest, teised aga vastupidi. Sellest tulenevadki need 2 arvamusleeri. Mul on olnud õnne, et minuga pole kunagi midagi sellist juhtunud ja ma pingutan mutreid nii võtmega kui ka käega, nii et pean vähemalt valmis peale koputama. Kasutage julgelt kätt või võtit või näiteks kiirkinnitusega mutrit, aga peamine on talupojamõistus, kindel käsi lõikamisel ja kaitsevahendid. Teine asi, mis mind töökojas töötades rõõmustas, on spetsiaalsed C-tüüpi klambrid. Kui tavalised C-klambrid on jäigad ja te peate äärmiste asendite vahel survelaba kruviga keerama nagu hull, siis need Unimaxi klambrid lisavad võimaluse kiireks haarade avamise muutmiseks. Üks ettevõte lahendas selle omal moel, kuid ei suutnud vältida klambri üsna suurt pikkust, olenemata avamise ulatusest. See lahendus tundub mulle elegantsem, sest klamber jääb kompaktseks. Üks täisvars libiseb teise õõnsa sisse ja erinevad asendid on fikseeritud vedrukarullikuga. Konstruktsioon on üllatavalt jäik ja lukustid on usaldusväärsed. Avamise muutmine on kiire, sest osa aeganõudvast kruvimisest jääb ära. Kasutusala on lisaks palju laiem. Unimax pakub 2 suurust, 76 ja 152 mm. See on maksimaalne avamine, mida saab tänu kiirseadistusele vähendada 1 tolli kaupa. See tähendab 25,4 mm. Mõlemad klambrid saab täielikult kinni keerata, kui need on täielikult suletud. Ja kolmandaks, mul on siin midagi sooja. Mitte kõigil pole võimalust töötada ideaalselt 20 kraadini köetud töökojas. Sageli oleme rahul, kui temperatuur on vähemalt üle külmumispunkti. Minu jaoks on töökojas kuumus hullem kui külm, sest rohkem kui alasti ma end võtta ei saa ja konditsioneeri mul siin pole. Samal ajal talvel saan ma korralikult riietuda, panna jalga soojendusega soki, soojeneda tööga, aga eelkõige kasutada halogeenkiirgurite kiirgavat soojust. Unimax kui suurim töökojatehnika ja varustuse tarnija on panustanud Tšehhi kaubamärgile Sundine, mis toodab professionaalseid kiirgureid, kasutades maineka kaubamärgi Toshiba infrapunaanikat. Hind võib esmapilgul teid šokeerida, kuid kiirgureid jõudlus kindlasti vaimustab teid.
ja mul on ainult need nõrgemad, mille võimsus on 1500 vatti. Olemas on ka 2 kilovattine variant. Efektiivsus on tohutu tänu kvaliteetsele kiirgurile ja läbimõeldud peegeldile, mis on valmistatud peegeldavast alumiiniumplekist. Halogeenallika eluiga on 5000 tundi ja lainepikkus sarnaneb päikesekiirgusega. Peegeldist kiirgub lisaks kiirgussoojusele ka punast valgust, mis meenutab päikeseloojangut. Kütteseade soojendab üle 90% ulatuses ainult esemeid, õhku vaid minimaalselt. See on töökojas ideaalne, sest see väldib olukorda, kus külmal masinal kondenseerub soojendatud õhust veeaul. Kiirgur paigaldage vastavalt tootja soovitustele, et ümbritsevad esemed ei soojeneks rohkem, kui on soovitav. See sõltub peamiselt pinnase iseloomust. Näiteks musta mati pinnaga esemed soojenevad ka kaugemal, kus käega enam soojust ei tunne. Seega, olge ettevaatlik. Infrapunakiirguse allikas on kaitstud massiivse võrega ja soovitan küttekeha kaitsta löökide eest, eriti töö ajal. Reflektoril on tugev liigendiga kinnitus, mis võimaldab seda külgedele pöörata ja ka üles-alla kallutada. Selle saab kinnitada kas seinale või nagu antud juhul statiivile. Unimac pakub sellele väga stabiilset originaalset statiivi, mille töökõrgus on üle 3 meetri. Muide, see on hea vihje kolleegidele, fotograafidele, kaamerameestele ja erinevatele youtuberitele. Statiiv sobib suurepäraselt ka valguste või tausta hoidjaks ja on saadaval superhinnaga. Linkid kõigile 3 huvitavale töökoja abivahendile leiate nagu tavaliselt video all kirjelduses. Kui teile video meeldis, andke meile palun like, see on pöial üles. Ja kui te ei taha järgmist Unimaci töökoja videot maha magada, klõpsake ka tellida või veel parem kellukesele, et saaksite teate kohe, kui me uue video üles laadime. Olge tublid ja kohtumiseni peagi Unimaci töökojas.